Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile, käesolev video on nädala energia, vaatame mida toob siis nädal 16. kuni 22. veebruar kõigile meile, tegemist on kollektiivsel lugemisega ja valmis on mul pandud selleks nädalaks siia siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit videost endale siis välja korjata sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et sul on hetkel siis vaja kuulda või enda ellu siis võtta. Kõik, mis sa tunned, et ei ole sinu jaoks, lase kohe lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Iga nädala energia lõpus on meil toimumas ka mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad klikata sinna peale, video lähebki kohe siis automaatselt lugemise juurde või mängu juurde. Et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja enne kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi nästi täppi läinud või meeldinud, suur aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes on külastanud ka tiiutarat.ee kodulehte ja ka seal videoid vaadanud. Tõesti suur tänu teile kõigile. Me lähme nüüd nädala siis energiate juurde. Me alustame väga hea kaardiga, kus juures see on müntide 10 õiget pidi, karikate kuninganna tagurpidi, mõõkade 10 tagurpidi, mõõkade 4 tagurpidi, mõõkade 9, õiget pidi, sauade baas õiget pidi ja õiglus õiget pidi. No kui meil nädala lõpus on õiglus õiget pidi, tead, lõpp hea, kõik hea. Meil on väikesed errorid võivad tekkida selles mõõkade 10 ja mõõkade 9. Mõõkade energiat on palju, see on õhuenergia ja õiglus on ka õhuenergiaga kaart, et õhk domineerib. Mida siis õhk tähendab? Õhk on hästi nagu siuke ajupõhine mentaalne energia. Mõtleme, suhtleme, ragistame ajusid, õpime, meie aju areneb, me peame väga palju rääkima või selgitama või seletama, et mõõgad on väga elektrooniline, selline online keskkondade energia siis ka. Et kui mõõgad, eriti kui mõõgad 9 juba siin näen, et võib olla ka nagu sellist üleliia paanitsemist ja stressi ja nagu ülemõtlemist, et meie aju hakkab nagu kõiki olukordsid nagu üle genereerima, võib-olla mõtlema ka liiga negatiivselt kõigest selles mõõkade 9, see tuleb nagu natukene ennast maha rahustada sellel nädalal, et ei ole kõik üldse nii hull ega nii katki, kui sa enda peas endale ette kujutad või kui su aju sulle neid ketrab nagu kõige hullemaid stsenaariume, tegelikult ei ole asi üldse nii paaniline. Küll aga alustame algusest, meil on müntide 10 õiget pidi. Müntide 10 on ülihea rahakaart, esiteks alustame sellest, et ta tähendab seda, et need sammud, mida sa hetkel astud, oled sa tööd vahetamas, oled sa õppimas midagi uut, oled sa nagu manifesteerimas, mõtlemas mingisugusele enda ärile või uuele töökohale või et oled sagi nagu kuidagi mõtlemas, et mis see sinu unistuste töö võiks olla. Müntide 10-ga tea need sammud, mida sa hetkel astud, kaasa arvatud lähitulevikus järgneva paari nädala, paari kuu vältel, need kannavad siin väga kaugele. Müntide 10 nagu 10 aastat, ehk siis 10 aastat edu, 10 aastat raha. Müntide 10 on ka edukas pension, ta esindabki nagu selliseid generatsioone, ka siis vanemaid põlvkondasid, meie vanemad vanaisad ja kaasa arvatud ka seda hetke meie elus, kui meie oleme näiteks vanemad ja siis me saame ka nautida oma edu või raha või et me oleme ka õnnelikud, et just praegusel ajahetkel me astusime need vajalikud sammud, et me tegime rahaliselt häid otsuseid, et me investeerisime iseendasse, et me õppisime seda uut asja, et ma julgesingi tööd vahetada, et müntide 10 tähendab, et mida külvad, seda lõikad ja praegu on külvamise aeg. Praegu on tõesti see aeg, kus töös nagu hammustadagi see suurem amps. Sa jõuad selle kõik ära süüa. See on väga edukas kaart töös karjääris ja ta räägib nagu sellise kindla vundamendi ehitamisest. Teine tähendus, müntide 10 on alati kinnisvaraga seotud, et kodu ja kinnisvara, kes tahab kolida, kes tahab uut kodu, see on sinu märk, et sa mõtled väga õiges suunas. Mõtle oma rahaasjad läbi ja kui rahaliselt on võimalik, siis tuleb ära teha. Ehku peale müntide 10-ga ei ole mõtet minna, müntide 10-ga tuleb teha väga läbimõeldud ja nagu sellised 2 jalaga maa peal otsuseid, aga ta on kaart, mis ennustab nagu sellist prisket tulevikku järgmiseks reaalselt dekaadiks, ehk siis 10 aastat. Ja müntide 10
et kes tahabki kolida, kes ei taha, siis ka enda praeguse kodu näiteks ehitamine, uuendamine, korrastamine, katkised asjad teeme korda, võib-olla kui seda ammu oled soovinud endale näiteks uut diivanit või uut vaipa, absoluutselt see kaart on selline hästi mõnus nagu pesa punumise kaardikene. Veel, mis on müntide 10 hea tähendus, on armastus ja pikaajalised kestvad paarisuhted. müntide 10 on abielukaart, see on kaart, kus me nagu tõesti paneme leivad ühte kappi ja kolime kokku ja kihlume ja abiellume ja ma tahan ainult sind ja ma tahan ainult sind elu lõpuni, et see kaart on reaalselt nagu see elu lõpuni koos kaart, eks ole, et kedagi teist ei näe ka, nii et müntide 10 ennustab vallalistele siis uut põnevat tutvust, see on nagu pigem alguses võib olla nagu väga rahulik suhte algus, isegi mõtled, et natuke igav või kas ta üldse tahabki mind ja sa mõtled, et kuidagi aeglaselt asjad lähevad. Aga tead, müntide 10 ongi nagu see, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama ja tasa sõuad, kaugele jõuad ja igasugused selliseid vanasõnu tuletage endale meelde, kui müntide 10-ga selle suhte enda ellu nagu saate, et võtage hästi rahulikult ja naudige seda nagu algusaega. Müntide 10 tähendab siis partnerid, kes tõesti nagu, kellel on sarved maha joostud, tal ei ole mitu rauda tules, ta ei ole enam selline, no ma ei tea, mis ma elult tahan, ja ta tegelikult on punkt nii meie elus kui ka meie partneri elus või tulevase partneri elus, kus selles kaardis me tõesti nagu tahame nagu midagi prisket ja tugevat üles ehitada, on see suhetes, on see karjääris, kodu, kinnisvara, asjad, vara, et ta on hästi nagu selline tugev, solid, nagu tugev kaart, ja et ka suhted on tugevad, perekonnasuhted paranevad, õed-vennad, tädid-onud, vanaemad, vanaisad, lapsed, lapselapsed, müntide 10 on hästi selline kokkuhoidev ja ühtehoidev kaart siis nagu perekonnas ja suguvõsas, et kui on olnud mingid tülid, sassis suhted, siis need saavad ka siis korda. Meil on selle nädala 2 korda kaart number 10 väljas, et mõõkade 10 on ka siit järgi tulemas. Et 10, see tähendabki ühe suure tsükli nagu lõppu ja järgmise suure tsükli algust. Et number 10 taras ongi nagu siuke pöördeline number, et asjad pöörduvad nagu uues suunas, midagi saab lõpetatud laualt maha, on see mingisugune vana tsükkel suhetes, on see karjääris, keegi tunneb, et ma olen 10 aastat olnud samal töökohal, ma tahan uut asja, väga hea, hakkamegi tegema, eks ole, et meil ongi nagu selline number 10 energiat selleks nädalaks. Vanad asjad lõpevad, uued asjad algavad, mõnikord on ka see overlap nii-öelda, et vanad asjad veel ei ole lõppenud, aga midagi uut on juba alanud, eks ole, et see ongi nagu selline üleminekuperiood. Number 10 võib olla natuke hektiline, natukene selline, et issand jumal, 100 asja on korraga, aga tegelikult liigud väga-väga ilusast nagu suunas. Ja müntide 10-ga tasubki kodu ja pere ja enda pikaajalised eesmärgid karjääris, et sellele hästi nagu siis keskenduda. Väga-väga tugev kaart, kes on suhtes. Müntide 10 muide ennustab kihlust, abielu ja ka laste saamist ja perelisa saamist. Et kes on sellel teekonnal ja kes soovib perelisa saada, siis see on väga-väga nagu selline tugev kaart nagu selleks. Ja rahalist edu on ka siin oodata lähitulevikus ja ka järgnevate aastate jooksul väga nagu selline priske ja tugev kaart, et väga hea. Me lähme edasi karikate kuninganna. No see kaart läheb hästi, karikate kuninganna on tagurpidi. Sellepärast ta läheb hästi kokku mõõkade 10-ga ja mõõkade 9-ga. Mõõkade 10 ja mõõkade 9 on väga stress, ärevus, kaardid. Karikate kuninganna tagurpidi, olen kurb, pettunud, midagi juhtus, on ju. Mis see tähendab? Karikate kuninganna tagurpidi tähendab seda, sa oled pikka aega üritanud olla väga tubli. Võib-olla on see talv või suhted või midagi juhtus, midagi on sind ära kurnanud, aga sa oled selle alla surunud ja siis üritanud kuidagi hakkama saada, eksisteerida, tööl on ju vaja käia ja elu on vaja elada, on ju. Ja me oleme nagu karikate kuningannaga tagurpidi teeme nagu sellist asja, et ei, tegelikult mul on ju kõik hästi, aga tegelikult ei ole, midagi nagu häirib. See võib olla suhetes, see võib olla ka, et lihtsalt kurnatus, väsimus, sest mõõkade 9 on lihtsalt üleüldine nagu selline koormav stress, on ju. Mõõkade 10 võib olla väga valusad olukorrad nagu suhete valdkonnas, sõprussuhted, töökaaslased, ülemus, võib olla ka meie partner, et mõõkade 10 on nagu selline valusad tülid, või et tormid ja kärestikud, mis on meie suhetes nagu üle käinud.
see nädal pannakse selle nagu punkt, sest meil on väljas mõõkade 10, mis lõpetab nagu negatiivse olukorra ära, on ju. Aga on sellel mõõkade 10 see, et me peame korraks veel sellele nagu otsa vaatama. Me peame võib-olla selgitama, seletama, võib-olla ka seda energiat enda seest nagu välja saama, et keegi, kes on meil inetult öelnud või meid solvanud. Mõõkade 10-ga võivad tulla see nädal mingid vanad inimesed nii-öelda minevikus tagasi, on need mingid eksid roomavad kivi alt välja, on need vanad tuttavad sõbrad, inimesed hakkavad ennast ilmutama, võid ka nagu unes näha, kuna mõõkade 9 on nagu unenägude kaart, on ju, et sa võid ka unes näha mingisuguseid mineviku negatiivseid olukordasid, võib-olla lihtsalt tulevad need sulle meelde selles mõõkade 10, mõõkade 10 kisub vanad haavad lahti. Miks ta seda teeb? Sest need ei ole paranenud tegelikult. Me nagu üritame ignoreerida, me ei taha tegeleda ja siis meil korraks veel nagu tuleb see meelde või korraks meil on tunne, et déjà vu, et jälle see raske olukord kordub, tegelikult on see ainult illusioon, see ongi selleks, et me saaksime selle lõpuks enda seest nagu ära lahendada, on ju, ja siis karikate kuningannaga on meil vaja ka see emotsioon endast välja saada. Kuidas me selle välja saame? Nutame. Ja kui sa tunned see nädal, et sa tujud käivad üles alla, et kord oled rõõmus, siis kurb, siis nutad, siis naerad, karikate kuninganna kaart tagurpidi ongi nagu selline, et see tähendab, et meie emotsionaalne keha puhastab ennast. Meie suhted paranevad, süda, ta on hästi, ongi nagu meie imeilus pehme, kaunis süda, meie süda paraneb, terveneb selles karikate kuningannas ja tagurpidise asendis sa pead endast nagu jälgima sellist mustrit, et sa hästi surud seda alla, üritad ignoreerida. Või ignoreerime sellega, et me teeme palju tööd või et ma ei saa praegu sellega tegeleda, mul on ju need tööasjad ja mul on ikka vaja näiteks scrollida või midagi muud teha, et me kuidagi üritame midagi hästi nagu alla suruda või et ignoreerida. Karikate kuningannast tuleb see nagu kätte võtta. Karikate kuninganna on ka selline nagu enese poputamise, hellitamise kaart, et see nädal kindlasti luba endale head toitu, head jooki, luba endale head filmi, head raamatut, mõnusat mingi trenni tegemist või sportimist või lihtsalt pikutad ja magad ja puhkad, tõesti puhkad, sest mõõkade 4 ja mõõkade 9 ongi kaardid, kus me peamegi magama palju ja puhkama palju. Ja see nädal ongi puhkuse võtmine ja nagu akude laadimine ka märksõnadeks, aga karikate kuningannaga jah, tõesti, sina oled kõige olulisem, see, et sul on hästi, et sinu tunded, sinu emotsioonid, sinu keha, sinu olemus tunneb ennast nagu hästi poputatuna, hellitatuna ja tõesti nagu luba endale neid häid asju, kui sa unistad millestki pikka aega ja ammu ei ole nagu julgenud kulutada enda peale või et lubada endale midagi ilusat, et siis karikate kuningannaga tasuks hästi nagu seda teha, et see on tegelikult enesearmastus. Ja see on nagu enese asetamine esikohale. Karikate kuninganna toob meile ka armastust, romantilises mõttes ka, aga see konks on nagu selles, et me peame armastama enne iseennast. Ja me ei saa minna nagu armastust otsida ja leida väljaspoolt ja kas nüüd keegi tuleb ja teeb mind korda. Karikate kuningannaga me peame iseennast korda tegema, peame iseennast armastama ja kohe, kui me nagu seda teeme, siis meiega haakuvad ka nagu sellised tervislikumad suhted. Nüüd järgi meil ongi tulemas mõõkade 10, see on valusa asja valus lõpp, ehk siis kui sa oled tundnud, et sa oled kurnatud ja väsinud või keegi töökaaslane näiteks on mitu kuud häirinud sind või et mingisugused teatud olukorrad, võib-olla ka mingid rahapinged või hirmud, eks ole, et mõõkade 10 nagu selline, me oleme kas on juhtunud meiega mõnda aega tagasi selline raske olukord või siis see on nagu pikaajaliselt kestnud selline kurnav ja vaevav periood, siis mõõkade 10 on nagu see viimane pingutus, see viimane samm. Et selle kaardi nagu sümbol ongi selline, et inimene on tegemas öös, pilkases pimeduses viimast sammu, taamalt horisondi tagant paistab juba kuldne hommikupäike, koidukuma ja see ongi see lootuskiir ja päike on ju tegelikult taros väga oluline sümbol, sest päike on kaardipaki kõige positiivsem kaart, on ju, et mõõkade 10 on üks kõige raskemaid kaarte tegelikult kaardipakis, aga temal on ju ka kujutatud juba päikest, eks ole, päike kohe tuleb, ütleb see kaart, nii et see tähendabki seda, et see keeruline asi saab läbi. Miinuspool mõõkade 10 on see, et me peame selle ise omal nahal kõik läbi tegema ja me peame ennast korraks veel kokku võtma, korraks veel hambad ristis sellele asjale nagu otsa vaatama ja siis saab nagu tehtud, et korraks läheb stress ülesse ja siis läheb stress väga-väga palju nagu alla, et ära põgene nagu selle eest, me peame nagu ühel hetkel silmitsi niikuinii sellega seisma ja hea nädal, et ongi nagu ära teha see, et tea, et läheb kergemaks. Läheb kergemaks, eriti nädala lõpp tundub kohe nagu eriti tore meil siin.
Ja ka mõõkade 10 ongi nagu see, et paralleelselt ja alternatiivselt, kui keegi on sulle liiga teinud, siis see inimene jääbki selliseks. Ta hakkabki korduvalt niimoodi tegema. Kui minevikus tuleb mingi eks tagasi, kes siis sinuga inetult käitus ja nüüd räägib sulle ilusat juttu, ei ole mõtet uskuda, ta teeb niikuinii uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja kui keegi sõber, töökaaslane on inetult käitunud, need mustrid ei muutu selles mõõkade 10 ja me peame ise lihtsalt muutma seda viisi, kuidas me reageerime sellele, kas me jalutame minema, kas me seame piire, kas me ütleme talle välja, mis me temast arvame, et me peame ise nagu puhastama või et oskame ennast puhastada sellest või et ka nagu sellised konkreetsed piirid nagu paika panna, et see on alati õppetund, mitte nagu enesekaitse, aga enese võib-olla nagu selline mineviku mõttetutest energiatest puhastamise nagu õppetund on ju, et me ei hoia seda solvumist nagu enda sees, et me ei hoia seda vimma või et me ei hakka nagu üle ketrama, üle mõtlema pidevalt, eks ole, nagu ma ütlesin alguses, et mõõkade energiat on palju ja see on nagu selline aju hästi nagu genereerib natuke üle meil on ju, mõtleb kõik hullemaks, kui asi on ja kogu aeg mõtleme, oi ta tegi mulle nii, et selle pideva mõtlemisega me tegelikult hoiamegi kogu enda süsteemis seda vana jama nagu kinni. Siis on meil tulemas mõõkade 4. Mõõkade 4 on jällegi väga teistsugune kaart. Mõõkade 4 on rahu ja vaikus, puhkus, tasakaal. Puhkusele minek ka, kui keegi tahab reisile minna, puhkusele minna või osta pileteid kuskile või et võtta plaani mingisuguse äge reis. Absoluutselt mõõkade 4 on väga positiivne kaart selleks. Ja mõõkade 4 on rahulik puhkus, et me laeme enda akut täis, me vedeleme, me nagu puhkame ja võib-olla sa tahadki see nädal leida rohkem hetki, kus sa magadki rohkem ja sa pikutad ja see mõõkade 4 on nagu selline kaart, kus vaatan, kuidas värv kuivab seina peal, vaatan, kuidas muru kasvab, ta on hästi nagu siuke rahulik ja ta ongi seotud akude laadimisega. Tihti mõõkade 4 tuleb välja siis, kui me oleme ennast natuke üle töötanud ja üle pingutanud ja meil on vaja teha pausi, siis mõõkade 4 tuletab meelde, et pause peab tegema. Et peabki reaalselt võtma endale selle aja ja sundima ennast nagu maha rahunema. Ja mõõkade 4 tähendab ka seda, kui keegi ei vasta, ära torgi. See võib olla tööga seotud mingi asjaajamine, mingi meil, telefonikõne, mingisugune tagasiside, mis sa hullult ootad, võib-olla ka keegi inimene, kellelt sa hästi sõnumit ootad ja tahad suhelda. Kui inimene ei räägi, jäta rahule. Kui keegi ei vasta, ära torgi. Kui seda meili, telefonikõne ei tule, ära hakka ise uuesti kirjutama ega helistama, eks ole, las ta olla, jäta rahule, et lase mõõkade 4 inimestel olla. Nad ise tulevad, nad ise ühel hetkel tulevad tagasi, see võib tulla nagu paar nädalat hiljem, aga ta tuleb, eks ole, et ühel hetkel see kommunikatsioonipaus läbi saab, et sa ei pea nagu jällegi üle mõtlema seda. Ülemõtlemist järgmine kaart mõõkad 9 meil väga hästi kahjuks soosib siin. Mõõkad 9 võib olla ka rasked unenäod või et halb on magada ja sul tuleb ka reaalselt võib-olla enda magamistuba üle vaadata, võib-olla sul on seal liiga pime või liiga valge või liiga külm või liiga palav, nagu uus tekk, uus padi, uus madrats, uus voodi, et meil tuleb nagu kuidagi endale garanteerida selline mõnus lõõgastus selles mõõkad 9, me peame ise ka natukene rohkem õppima nagu puhkama ja maha rahunema. Sa võid unes näha ka midagi väga märgilist või kui sul on isegi, ma ütlen niimoodi, vaata õudusunenäod või et rasked unenäod või et sa ärkad hommikul üles ja see tõesti nagu halb tunne. Need on ka tegelikult väga olulised asjad meie elus. Et kui sa näed nagu korduvalt, eriti kui sa see nädal või et tulevikus näed nagu korduvalt näiteks mingisugune üks ja sama unenägu, mis tekitab sinus hirmu või ärevust või et paanikat, see tähendab seda, et sinu alateadvus üritab meeleheitlikult lahendada tegelikult midagi rasket sinu sees. See võib olla suhetega seotud, rahaga lihtsalt üleüldine pinge ja see tähendabki siis seda, kui sa korduvalt näed seda rasket unenägu või et teatud mingisugused errorid unes tekivad, ongi aeg nagu mitte põgeneda selle eest, vaid reaalselt otsa vaadata, et mis siis on katki, mida ma saan nagu enda heaks teha. Et mingisugused asjad nagu hetkel kõrvale panna, rohkem poputada enda keha, mentaalset tervist, vaimset tervist, füüsilist tervist, magada rohkem, et kuidagi hellitada ennast rohkem selles karikate kuningannas, et seda stressi ja pinget nagu maha saada. Alternatiivselt mõõkad 9 on ka selline kaart, et me kardame midagi hullult ära teha. Issand jumal, kuidas ma seda teen, see on nii õudne. Näiteks mingi tööintervjuu või mingi vestlus või et alustame millegi uuega, eks ole, õppima minek ja appi kui õudne, ma nii kardan. Aga siis värisedes ikkagi teeme selle asja ära ja siis pärast nagu mõtleme, aga see ei olnudki nii hull.
tegelikult oli nagu päris lahe ja miks ma varem ei teinud, nagu miks ma varem ei proovinud, miks ma varem ei teinud, et kui sa leiad ennast see nädal silmitsi seismas nagu sellise asjaga, et sa nagu paanitsed ja tunned hirmu ja sa kardad midagi ära teha, siis tegelikult mõõkad 9-ga just tasub nagu teha, et sa mõtled natuke üle, et mõõkad 9-s on, hirmul on suured silmad ja mõõkad 9 on tegelikult ühel hetkel pingelanguse kaart ka, et mingisugune kivi langeb nagu südamelt ja saame kergemini hingata. Sauadepaas on meil tulemas järgi, sauadepaas on just hästi vastupidine energia, et mul on tunne, et nagu esmaspäevast reede on nagu ühte tüüpi energia, aga nädalavahetus on hoopis teine, sest sauadepaas on nii vahva, nii tore, elu on nii ilus, me käime väljas, me suhtleme, sauadepaas on peod ja üritused ja uued tutvused ja reisid ja hobid ja trennid ja ma spordin ja ma räägin uute inimestega, ma olen ilus ja ma säran ja sauadepaas ongi nagu selline kaart, et kui sa tahad näiteks välimust muuta või et uued riided endal osta ja peole kohe nendega minna, absoluutselt sauadepaas on väga-väga hea kaart selleks. Ta on ka väga loominguline, kui sa tahad näiteks muusika, kunstid, maalimine, joonistamine, disain, fotograafia, õmblemine, käsitöö, et sauadepaas ongi nii vahva kaart, et kõik, mis meile pähe tuleb, tegelikult me võiks kohe hakata looma, et kes on ammu tahtnud ka sotsmeedias rohkem särada või et ka enda talenti nagu näidata rohkem ka teistele, et sauadepaas on väga hea esinemise kaart, väga hea tähelepanu saamise kaart, väga toredad uued tutvused tulevad alati sauadepaasis ja uued sõbrad ja tuttavad tasuks ka avasüli hästi nagu enda ellu vastu võtta, et sauadepaas on hästi selline, ta on nunnu, ta on kirglik, ta on sõbralik, ta on äge ja vot sa oled ka nagu selline seltskonnalõvi, eriti siin nädala siis lõpupoole ja ära kardagi nagu särada või et enda ägedaid ideid ka välja öelda, ka enda hobiga raha teenimine või enda talendi ja oskuse nagu äriks tegemine on absoluutselt sauadepaasi nagu teema ja sauadepaas õpetab meile seda, et alati ei pea välja mõtlema, et kuhu see kõik välja viib ja mis see kõik mulle annab ja kas ikka, kus see raha ikka tuleb. Meil on nagu, mõnikord on see tore teha. Mõnikord on lihtsalt tore alustada või teha või proovida või katsetada, lihtsalt nagu elada selles hetkes ja nautida seda. Et nauding on kõige olulisem, mitte see, et mis see nüüd hullult annab või kus see kõik välja viib, eks ole. Et sauadepaas ongi nagu pigem selline, et spontaanne hetkes elamine, väga-väga nagu vahva kaart ja ole valmis, et nädala lõpus võivadki väga spontaansed plaanid muutuda, uued plaanid tekkida, võid saada mõne ürituse kutse, peokutse, keegi sõber võib sind kutsuda reisile mõõkade 4-ga koos, on ju, et ja absoluutselt tasubki nagu minna, et väga vahvalt ära teha ja mitte üle mõelda. Ja viimane kaart on meil siis selleks nädalaks õigluse igatpidi ülihea kaart. Me nagu tugeva kaardiga me alustame, müntide 10 ja tugeva kaardiga me lõpetame ja see on ka siis õigluse igatpidi. Et õiglus on väga hea kaart, tehingud, lepingud, asjaajamine, uus töökoht, paljudele ta ennustab kusjuures uust töökohta. Kusjuures see on hästi huvitav, minu meelest meil peaks olema see tuludeklaratsiooni nagu teema ka praegu, eks ole, et õiglus on tegelikult seadused ja nagu ka need süsteemid, mis meid juhivad, maksud, seadused, meie töö, meie rahaasjad, ja ka õiglus on õigetpidi väga-väga hea kaart, kusjuures väga soodne, ütleme niimoodi. Ja õiglus, ta tähendabki siis tööalast kordaminekut, ta tähendab lepingut, tehingut, igasugused kinnisvaratehingud müntide 10-ga, võib-olla ka uute asjade ostmised. Õiglus on ka nagu selline hea nagu uue töökoha leidja või et parem palk või et parem positsioon või et ta on ka nagu siuke läbirääkimised, palga läbirääkimised või et tööintervjuudel käimised, mõõkade elementi ja nagu õhuelement, mida on ka siis õiglus. Hästi nagu selline sorav eneseväljendaja, väga hea rääkija. Õiglus on ka soodne koostöödeks. Et nagu käsi peseb kätt nii-öelda, kas on see kunst või looming või sport või äri alustamine või et õiglus on hästi hea nagu siuke tiimitöö ja koostöökaart kellegiga, et võib tulla keegi uus inimene, kellega sa hästi nagu ühele lainele kohe saad ja koostööd hakkad tegema, väga hea. Partnerlustehingud väga-väga soodsad õiglusega igatpidi. Kui on kellelgi pooleli kohtutee, varade jagamised mingisuguse eksiga või et laste isaga või emaga või et õiglus on nagu sellised
hooldusõiguste jagamised, varade jagamised, pärandid, igasugused sellised asjad, siis õiglus õigetpidi tavaliselt indikeerib positiivset tulemust sinu jaoks ja selles suhtes nagu võitu, aga asi läheb nagu seaduse järgi või paberi järgi. Õiglus ei ole emotsionaalne kaart, õiglus vaatab fakte, õiglus vaatab, kuidas seadus ütleb, nii on, et kes mida endale saab. Alternatiivselt suhetes, esiteks müütide 10 õiglus, mõlemad on abielukaardid, mõlemad on tugevate pikaajaliste elu lõpuni koos paari suhete kaardid, absoluutselt siin on tugevat energiat, et me nagu tahame astuda liitudesse nüüd, kus me nagu, kus ei ole nagu sellist tilulilutamist, kus on tõesti nagu kõik asjad on paigas, räägime selgelt, õiglus on väga aus kaart, müütide 10 on väga pühenduv kaart ja tekivad sellised tugevad liidud, ka tööalaselt tekivad tugevad liidud paarisuhetes, kus me olemegi nagu pikka aega teineteisega seotud ja väga-väga sellises tugevas ühenduses. Õiglus on alternatiivselt ka mingisugune tülide lahendamise, selgeks rääkimise energia. Tihti ta tähendab nagu vabandamist, et keegi, kes on meiega inetult käitunud, negatiivset karmat nagu loonud meie vahele, kuna õiglus on ka karmaklatija, eks ole, siis väga üllatuslikud inimesed võivad tulla nagu vabandama ja nagu asju kuidagi korda tegema või selgitama. See on väga-väga hea nagu selline nädala lõpuks veel eriti, et kui sa tunned, et on asjad kellegiga katkised, pilla-pallas võib olla tööga seotud perekonnaliige näiteks, et õiglus on nagu sihuke rahu tegemine, äraleppimine, mõlemad osapooled tunnevad ennast ära kuulatuna ja saamegi kuidagi asjad nagu selgeks räägitud, vabandatud ja edasi liigutud, et õiglus on väga-väga hea kaart, aga õigluses me peame seda tegema ilma emotsioonideta. Emotsioonid on karikate kuningannas, need tuleb enne elada läbi, kuidas ta võis ja issa kui õudne. See tuleb enne ära teha ja siis me saame õigluses neutraalselt nagu rääkida, et kui sa niimoodi käitud, siis see paneb mind niimoodi tundma, edaspidi ma soovin, et hoopis niimoodi oleks, eks ole, et me saame hästi nagu kuidagi rahulikult need vestlused siis maha pidada ja karma ka, õiglus on karmaklatija, kui keegi on sinuga halvasti käitunud, see inimene saab oma vastiku karma endale tagasi. Sa ei pea ise selleks mitte midagi tegema, karma teeb selle töö sinu eest ära ja usu mind, karma teab igat aadressi peast, küll ta nad üles leiab. Ja ka vastupidiselt ka, et see on ka hea karmakaart, karma ei ole alati halb, et mida külvad seda lõikad, kui me ise oleme olnud väga heatahtlikud ja endast väga palju head energiat andnud välja, siis see hea karma tuleb ilusasti ka meile väga-väga kaunilt tagasi, et asi, mida siis meeles pidada, et mida külvad, seda lõikad. Aga tähemärgid ka siis selleks nädalaks, karikate kuninganna, naissoost kõik veemärgid, vähk, skorpion, kalad, sauade baas, sellised nooremad, noorukesed, nooruslikud tulemärgid, jäär, lõvi, ambur ja õiglus on siis eraldi veel kaalude isikukaart, et need tähemärgid siis võivad sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida. Suur-suur aitäh sulle nädala energiat vaatamast, kuulamast. Kui see sulle meeldis, sa võid vaadata tiiutarot.ee, seal on ka väga palju erinevaid lugemisi töö teemal, raha teemal, armastuse teemal, suhete teemal, kõikidel elulistel teemadel, mis meil võivad ette tulla. Tiiutarot.ee ootab sind. Meie aga lähme siit edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis pruuni, beeži, täpiline kivikene, tulipunane kivikene, roheline kivikene, kollane kivikene, erksinine kivikene, lilla kivikene ja läbipaistev sinakas kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatan, mis on vastused teie küsimustele. Niimoodi, alustame siit. Kollane kivikene, tähemärgid, jäär ja kalad, nädalapäev, pühapäev. Vastus on võib-olla ja jah vahel, sipakene rohkem selle võib-olla poole peal. Siis roheline kivikene, tähemärgid, jäär, sõnn, nädalapäev, esmaspäev, vastus on jah.
Erksinine kivikene, tähemärk neitsi, nädalapäev kolmapäev, vastus võib-olla. Ja tulipunane kivikene, tähemärgid neitsi ja kaalud, nädalapäev kolmapäev, neljapäev, vastus on võib-olla. Lilla kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev neljapäev, reede, vastus on jah. Siis sinine läbipaistev sinakas kivikene, tähemärgid siis skorpion, ambur, nädalapäev reede ja vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Ja pruunibeeži täpiline kivikene, tähemärk kaljukits, nädalapäev laupäev ja vastus on kahjuks ei. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!